Tere õhtust! Kevadine reedene päev 8. mai on õhtusse jõudnud ja loodetavasti ootab ees veel ilusam nädalavahetus. Aga praegu on aeg alustada selle nädala viimase Tallinna uudistesaatega. Alasi tänav 8 asuv kodutute öömaja, mis koroonaviiruse tõttu läks karantiini 4. aprillil, jätkab tänasest oma tavapärast tegevust. Tänaseks on siis kõik öömajalised oma karantiini läbinud ja jätkavad tavapärast elu. Linnavalitsus on juba 2 aastat plaaninud Varraku viadukti rekonstrueerimistöid. Eelmisel aastal nurjasid plaani filmivõtted, kuid nüüd on töödele roheline tuli antud ja töid alustatakse juba esmaspäeval 11. mail. Kogu see linnaruum, mida praegu endast see sild kujutab, see kõik korrastatakse, muudetakse mugavamaks, turvalisemaks, lisatakse uued kaasaegsed LED-valgustid. Sel aastal on kõik teisiti. Teisiti on ka noorte malevasuvi, mille kohta õpilasmaleva juhataja Ott Väli midagi kindlat hetkel öelda ei julge. Ootame siis pikki silmi, et mismoodi see üldine olukord laheneb, et millal saab valitsus siis asuda neid kriisimeetmeid leevendama ja sealhulgas teha siis ka otsus malevate kohta. Tallinnast lammutatakse vanad ja ohtlikud liivakastid ja muud ajale jalgu jäänud mänguplatside atraktsioonid, mis tegelikult ei paku inimestele ei mängulusti ega ka vaatamisrõõmu. Alasi tänava kodutut öömajas on COVID-19 tõttu kehtestatud karantiin lõppenud ja asutus jätkab tavapärast tööd. Koroonaviirus jõudis aga Tallinna lastekodusse, kus üks pererühm on nüüd kuni 14. maini karantiinis. Alasi tänav 8 asub kodutut öömaja läks karantiini 4. aprillil, kui ühe kliendi koroonatest osutus positiivseks. Kõik öömaja kliendid isoleeriti koheselt 14 ööpäevaks. Esialgsest pikemaks osutunud karantiin sai läbi tänasega. Tänaseks on siis kõik öömajalised oma karantiini läbinud ja jätkavad tavapärast elu. Et saavad siis samuti nii nagu varasemalt vajadusel tulla öömajja teenusele, et selle poolega on kõik neile samamoodi jätkuvalt nagu varasemalt. Et siin juures ma tahaksin kindlasti tänada ka kõiki öömaja töötajaid ja kliente, kes pidasid selle karantiiniperioodi vastu. Nädala alguses läks karantiini Tallinna lastekodu imikute ja puuetega laste majas olev pererühm, kus on kokku 6 last vanuses 1–17 aastat ning 2 töötajat. Esmaspäevase seisuga, kui tehti siis testimine, saime testi tulemused teada, selgus, et lastekodu ühel töötajal, perevanemal tuvastati positiivne koroonaviirus. Edaspidi läks siis korraldus nii, nagu meil plaanid ette on näinud, et kaardistati ära siis kõik kontaktsed nii klientide kui töötajate poole pealt ja tehti läbi siis testimine kontaktsete inimeste puhul. Tänaseks on testi tulemused ilusti teada. Õnneks on kõik tulemused olnud negatiivsed, aga sellest hoolimata, et kuna on siis positiivse proovi andnud inimene olnud kontaktis erinevate siis laste ja töötajatega, on üks lastekodu pererühm karantiinis. Imikute ja puuetega laste majas on hetkel 28 last ja 45 töötajat. Juba paar aastat on oodatud Lasnamäel asuva Varraku viadukti rekonstrueerimist. Eelmisel aastal ei saanud seda teha seetõttu, et kanalist toimusid Nolani filmivõtted. Nüüd juba esmaspäeval 11. mail alustatakse seal aga töödega. Vähe sellest, et Varraku viadukt silma riivab, on ta praegusel kujul ohtlik nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele. Esmaspäeval 11. mail alustatakse Laagna tee kohal oleva Varraku viadukti rekonstrueerimistöödega, mida on juba aastaid oodatud. Sild on kohati isegi ohtlik nii jalakäijatele kui ka autojuhtidele. See sild on suhteliselt halvas seisukorras, et see oli tagumine aeg teda päris peaaegu et kapitaalselt remontida. Kogu selle silla maksumus läheb meil maksma 777 000. Et see on päris suur summa ja mida me siis seal teeme. Kõigepealt sinna tulevad uued kõnniteed, rääkimata tänavakattest, eks ole, uued kõnniteed, uus valgustus, võtame silla sambad lahti, võtame need reklaamikandjad, mis seal olid, võtame ära. Tänu sellele seal muutub kindlasti liiklusohutus, seal palju ohutumaks liigelda, kui siiamaani oli, sest see oli üsna ohtlik nii sõitjatele kui ka jalakäijad praktiliselt ei olnudki võimalik sealt üle käia, et väga ohtlik oli see sild. Sild luvatakse valmis ehitada augustikuuks ja seda kasutada soovijad peavad arvestama ümbersõiduga. Ma usun, et nende jaoks, kes elavad Tondiraba asumis ja 2,5 Varraku silda, on see objekt väga suure tähtsusega, arvestades sellega, et selle remonti on oodatud siin vähemalt viimased paar aastat.
Eelmisel aastal ei saanud see toimuda Nolani filmi võtete pärast ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes võidavad sellest nii autoga liiklejad, jalakäijad kui ka need, kes liiguvad selles piirkonnas jalgrattaga. Teisisõnu, kogu see linnaruum, mida praegu endast see sild kujutab, see kõik korrastatakse, muudetakse mugavamaks, turvalisemaks, lisatakse uued kaasaegsed LED-valgustid. Ma arvan, et sellest võidavad kõik, kes Lasnamäel liiguvad. Kristiine linnaosas tehakse Mustamäe tee hooldusremonditöid lõigul Kadaka teelt kuni Endla tänavani. Liiklust ei suleta, kuid teetööde piirkonnas on tavaliiklus mõnevõrra häiritud. Mustamäe teel liigub palju nii ühistransporti kui autosid. Aastatega olid sõidutee pinnal tekkinud kahjustused ja rööpad, mis nüüd parandatakse. Hooldusremondi asfalteerimistööd kestavad kuni järgmise nädala lõpuni. Esmaspäevast 11. maist alustatakse Tallinna avalike mängu- ja spordiväljakute ning linna spordiasutuste väliareenide avamisega. Väljakute kontaktsed pinnad puhastatakse ja need avatakse kasutajatele järk-järgult. Linnajuhid panevad pealinlastele südamele, et külastajad võivad kasutada üksnes neid väljakuid, millelt on eemaldatud lindid ja ümbritsevad piirdeaiad. Tallinna linnaosad lammutavad vanu kasutuseta jäänud mänguplatse. Linn on rajanud suurel hulgal uusi mänguväljakuid ja kulunud 70 aasta vanused platsid on jäänud tühjalt seisma. Sealsed ohtlikud asjad nagu betoonist liivakastid lammutatakse. Lasnamäel tehti sellega algust juba 6 aega tagasi, Haaberstis ja Mustamäel on aga jäänud veel viimased tööd. Vanade mänguplatside korrastamise kampaania sai õigupoolest alguse Lasnamäel. Seal on kuu jooksul korda tehtud 36 taolist ala. Vanad betoonliivakastid olid ohtlikud ja need lammutati. Ning tänaseks on absoluutne enamus neid töid lõpuni viidud. Mõned üksikud kohad on jäänud, kus on veel vaja natuke teha haljastustöid, kus on vaja veel mingeid vanu betoonblokke ära viia, aga laias laastuses see, mis oli planeeritud, see sai ka tehtud. Haaberstis oli taolisi mitukümmend aastat vanu mängukohti 18. Tegelikult oleme me tellimas ka lisatöid, näiteks täpselt siin Õismäe tee 195 maja juures on näha, kuidas siis nii-öelda vana mänguväljak või liivakast on siis jäänud siia vanadest aegadest ja sellepärast me seda teemegi, et lahti saada sellistest liivakastidest, mis on ammu ilma rohtu kasvanud, mida ei ole hooldatud piisavalt ja mis tegelikult ei paku inimestele ei mängulusti ega ka vaatamisrõõmu. Üldiselt on korrastatud alad mõeldud pigem haljastada, küll aga sõltub konkreetne lahendus ümberkaudsetest elanikest. Kindel on see, et me ei hakka sinna asemele looma parkimisplatse, aga kui keegi soovib sinna pinke, kui keegi soovib sinna muru, kui keegi soovib sinna uusi liivakaste, siis tegelikult meil on juba mõned sellised kohad ka teada. Nii et mina siin kutsun kõiki korteriühistuid ka märku andma oma mõtetest, kuidas võiks teistmoodi rikastada seda avalikku ruumi. Mustamäel korrastati sama kampaania käigus 28 mänguala. Eelmisel aastal läks malevasse 1000 noort. Sel aastal saab see number olema 200 võrra väiksem, kuna suurüritused, kus malevlased abiks olid, jäävad ära. Siiski midagi kindlat malevasuve ja ka lastelaagrite toimumise osas hetkel ei ole. Noorsooamet teeb ettevalmistusi selleks, et linna jääb sel suvel rohkem lapsi ja noori ning neile tuleb juba praegu tegevusi ette planeerida. Sellest päevast, mil see kole viirus jõudis Eestisse, on meie kõigi elu muutunud. Muutunud on ka noorte elu. Näete, ma seisan Vabaduse platsil, kuhu peale jaanipäeva kogunevad sajad noored, et alustada malevasuve. Kui palju neid sel aastal siia tuleb, on hetkel teadmata. Ja kui ma nüüd astuksin õpilasmaleva juhi Ott Väli juurde, siis tegelikult on muutunud ka minu elu. Ma ei saa seda teha, ma pean turvaliselt tegema siin stoppi, et panna mikrofon statiivi otsa. Praegu on seis see, et me oleme siin nüüd mitu kuud juba jaanuari algusest peale ette valmistanud suve igal juhul, et kui nüüd märtsi keskel tuli see teade, et selline kriis ja piirangud, et eks me ikkagi jätkasime oma tegevustest, et lootusime ikka paremat ja selge on ka see, et ütleme, kui juunikuus tuleb teade, et saab malevat teha, siis ei jõua kõik need ettevalmistused ära teha. Registreerimise koha pealt, eks me samuti ootame, mis üldine olukord on ja kindlasti siin ka koostöös linnaga siis arutame, et millal see oleks sobiv hetk, et eks praegu siin oligi see, et kui me oleksime registreerinud, et siis oleks võib-olla andnud segast signaali, et ühelt poolt linn justkui polnud veel
esitanud oma kriisist väljumise kava ja siis, kui me hakkame registreerima, et siis võib tekkida küsimusi, et kas see natuke ei ole vastuoluline. Ott Väli palub noortel registreerimise algusel silma peal hoida, külastades kodulehte malev.ee või jälgida sotsiaalmeediat. Ka arvab Väli, et tavapärased tuhanded sel suvel malevasse ei lähe, kuna suurüritused, kus malev abiks jäävad ära. Sarnaselt malevaga on Noorsooametil teadmatus lastelaagrite toimumise osas. Mis puudutab laagreid ja õpilasmalevaid, siis siin me ootame ikkagi Vabariigi valitsuse otsust, et kuidas siis nende asjaga saab edasi toimetada. Aga kui üleüldiselt rääkida, et see raam, mis siis praegusel hetkel ette antud on, selles raamis me tegelikult ju noortele tegevusi korraldama hakkame. Et järgmine nädal juba hakkame vaikselt ju avama kõike spordiparke. Siis on planeeritud nii, et noorsootöötajad hakkavad ka noortele korraldama erinevaid välitegevusi, lähtudes siis sellest, mis need piirangud on. Praegusel hetkel siis saab korraldada siis kuni 10 noorele. Meie eesmärgiks on tegelikult see, et ilmselt suvel on linnas rohkem noori, noortele tegevused peavad olema kättesaadavad. Ja see tähendab siis seda, et pakkuda ikkagi võimalikult palju selliseid tasuta võimalusi ja olla siis nendes kohtades, kus siis noored viibivad. Eelkõige siin me räägime siis siin suured spordipargid, võib-olla ka pargid, üldse, kus tegelikult võib-olla noored rohkem kogunevad, et seal oleks ka siis pakutud sellised juhendatud tegevused siis noortele vastavalt nendele võimalustele, mis siis meile lubatakse. Südameapteek ja USS Security on juba mõnda aega teinud koostööd, et suurenenud e-tellimustega hakkama saada. Eriolukorra ajal suurenes Südameapteegi e-kaupluses tellimine 10 korda. Nii tuli turvafirma pakkumine kullerteenuseks igati õigel ajal. Kui olete juhtumisi Südameapteegist endale kaupa koju tellinud, siis ärge imestage, kui ukse taha ilmub turvamees. Eriolukorra ajal kasvas Südameapteegi e-käive varasemaga võrreldes 10-kordseks ning just parajal hetkel pakkus turvafirma USS Security võimaluse nende töötajaid kulleritena kasutada. Vaatasime piirkonnad üle, vaatasime hinnastuse üle ja kõik tingimused olid selles mõttes väga head, meile sobisid ja siis sealt see koostöö hakkaski, et kiirtarnet saab vormistada Tallinna piires ja Tallinna lähiümbruses. Meil on väga head lepingutingimused ja lisaks nad teevad väga head tööd ka, et samuti kasutavad nad kontaktivaba üleandmist, et nad ei küsi allkirja ega kannavad maske kui ka kindaid pakkide üleandmisel, et me oleme väga rahul nendega. Me oleme selliseid mitteturvateenused oma patrullivõrgustikuga pakkunud päris erinevad. Et näiteks me teeme siin ka posti paki automaatide puhastamist ja sealt pakkide väljavõtmist, et mis on kuidagi vahepeal nagu seal masinate vahel nagu kuidagi nagu valesti kinni jäänud. Me siin oma juhtimiskeskusega teenindame ka haldusfirmade klienditeenindust teeme, et selles suhtes see selline piir turvateenuse ja teiste teenuste vahel on hägustunud, et meil on nagu päris suur huvi on sellised erinevad teenused pakkuda läbi oma võrgu. Ma arvan, see on nagu hea võimalus jällegi oma sellise laialdase patrullivõrgustikuga klientidele lisaväärtust anda. Kullerteenus võimaldab turvameeste tööaega paremini ära kasutada, sest paratamatult tekib selles töös ooteaega. Mõlemad osapooled on kindlad, et jätkavad koostööd ka pärast eriolukorra lõppu. E-kaubandus on saanud kriisi ajal hoo sisse ning jääb ilmselt mingil tasemel alles. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub lõunatuul, pärast keskööd läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 3-5 kraadi. Homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-13 kraadi. Pühapäeva öösel vähese pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 1-3 kraadi. Pühapäeva päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-9, puhanguti 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 kraadi. Esmaspäeva öösel pilvisus tiheneb, sajab vihma, puhub lõuna- ja edelatuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-11 kraadi. Esmaspäeva päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma ja õhtupoole saju võimalus vähene. Puhub loodetuul 6-11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-7 kraadi. Tallinna uudistest täna kõik. Taas vahendame pealinnast toimuvat esmaspäeval TV6 õhtul kell 6.
ilusat õhtut ja mõnusat nädalavahetust ning kohtumiseni!